Komisjoni laua taga olid Eesti poliitikud ja ametnikud, veebi kaudu osalesid Euroopa Kontrollikoja ja Läti esindajad. Kas midagi sai selgemaks või tekkis küsimusi juurde? Küsimusi juurde, ma arvan, siin asjas valitseb tohuvabohu. Kõigepealt Euroopa audiitorite koda on teinud vaheraporti Rail Balticu, aga ka teiste Euroopa suurprojektide kohta. Ja seal tuli ilmseks, et Rail Balticu kallinemine ka juhtimisvigade tõttu on olnud Euroopa Liidu mastaabis suurim, ligi 300%. Teiseks, lõpptähtaega selle projekti puhul teada ei ole ja ka lõppmaksumust, mis tõenäoliselt Euroopa audiitorite koja hinnangul võib osutuda kallimaks ka praegu prognoositud kokku 23,8 miljardist eurost. Kontrollikoja esindajad märkisid, et kallinemised ja viivitused pole ainult Rail Baltica probleem. Euroopa suurprojektidel on lausa ühine joon. Need ei valmi lubatud ajaks. Selle peale rajab ka Kliimaministeerium oma lootuse. Usutakse, et Euroopa Komisjon ei lõpeta projekti rahastamist. Kui sel perioodil 26 miljardit eurot, siis järgmisse perioodi on välja käidud 51 miljardit eurot. Rail Baltica on üks oluline projekt indikeeritud selles rahastus ettepanekus, nii et see annab kindlust, et Euroopa-poolne toetus on olemas. Aga otsust ei ole. On vaid usk, et raha antakse. Riigikontrolöri usk on väiksem kui ministeeriumil. Ma arvan, et Eesti osa on päris perspektiivikas saada 1,2 miljardit, aga Eesti, Leedu, Läti kokku tahavad saada 10 miljardit. Ehk see on väga suur hulk raha sellest potist, mida on umbes 50+ miljardit üldse kogu Euroopa peale. Nii et tegelikult kui realistlik on see, et ka Läti ja Leedu saavad selle raha, see on küsimus. Holm hoiatas, et Eesti võib saada väga kalli raudteiklasse. Projekti, mis oleks küll meeldiv Surju ja Häädemeeste kohalike peatuste naabritele, aga maksumaksjale liiga kulukas. Meie olukord on selles mõttes keeruline, et kui Eesti ei ehita Ikla piirini seda raudteed valmis, siis ütlevad lätlased meile seda, et mis meie ehitame, ta pole isegi ehitanud. Teiselt poolt, kui me ehitame selle Iklasse, paneme raha seisma ja kui risk on mitmeks aastaks, siis see ei ole kõige paremini kasutatud raha ja võib-olla me teeksime teisi valikuid, kui me teaksime, missugused Läti võimalused tegelikult on. Ka Läti puhul kõlas rohkem usk kui kindlus. Lepingud on riikide vahel allkirjastatud, kuid samal ajal tunnistatakse, et isegi Leedust Riiani ehitamiseks pole praegu raha ja on vaid lootus, et mõne aasta pärast algavast Euroopa Liidu uuest eelarveperioodist saab juurde. Tuleb ausalt rääkida. Siin muud olukorda ei ole, aga ma mõistan ka Läti riigis võib olla kimbatus. Läti riigis on valimised selle aasta sügisel, ehk siis mõned kuud veel varem, kui on Eesti valimised. Aga see ei tähenda, et kujuneks välja niisugune minnalaskmismeeleolu, et pärast valimist tuleb ka otsused langetada. Rail Baltic algab Ülemistelt ja lõpeb Varssavis, see hõlmab 4 Euroopa riiki. Need kõik riigid peavad oma osa ära tegema. Kui vaadata, kuidas raudteed ehitatakse, siis ka Eestis tegelikult ju algasid ehitustööd Ülemistelt ja liiguvad järk-järgult Läti piiri suunas. Kõik riigid kasutavad sellist etapiviisilist lähenemist. Lätlased alustasid oma tegevustega Leedu piiri pealt Eesti poole peale. Et ma siin ei seaks kuidagi kahtlus alla, et Riiast Eesti poole ei ole veel ühtegi ehitustegevust alguse saanud, ka näiteks Pärnust Ikla poole otsest ehitustegevust Eestis ju veel ei käi. Eestist vaadatakse küll palju Läti poole, aga isegi Eesti plaanides on järgmisel aastal kulutada Rail Balticale 200 miljonit eurot. Aga seda eelarvestrateegiasse kirja ei pandud, vaid usutakse, et küll hiljem selgub, kust see raha eelarvesse tuleb.